Tere kõigile, mina olen Rita, elan Rakveres ja Tupperware esitleja olen olnud juba 5 aastat. Tupperware tooteid kasutan vähemalt 15 aastat, nii et ühed minu lemmiktooted igapäevaselt. Täna tutvustan teile Tupperware küpsetustarvikuid ja teeme koos ühe pärmitaigna. Selleks, et taiget teha, on meil vaja kaussi ja kasutan selleks 4,5 liitrist kaussi, mis on üks parim suurus, ütleme, poole kilo jahu ja kilose jahu koguse jaoks. Suuremate koguste jaoks võib kasutada 7,5 liitrist kaussi. See on laua peal olemas pärast näitan. Väga hea, mugav kauss taigete tegemiseks, segamiseks, kergitamiseks, salatite segamiseks, säilitamiseks, hakklihamassi kokkusegamiseks enne kotlette, suurema koguse lihamarinaadi jaoks, väga hea variant toormooside tegemisel ja suur abiline ka vaarika ja vaarika korimist. Nimelt seesama gaas on see, et korjate vaarikad ära, panete kaane peale, see sulgub õhu kindlalt ja mõne aja pärast tulevad vaarikavussid siia alla, keerate õrnad kaane pealt ära ja ongi lihtne moosi tegema hakata. Ja see gaas on ka üks põhjus, miks on pärmitaiget siin hea teha. Kuna pärmitaigen vajab seda, et ei oleks tuuletõmbust ja pärmitaigna kerkimisel tuleb siit välja ka süsihappegaas, mis aitab siis, mis selle kaane olemasolul ongi see, et ta tõstab selle kaane ülesse, kausi küljest lahti ja siis te teate, et see taigen on valmis küpsetamiseks. Tavaliselt see võtab aega 15–20 minutit, vahelarva natukene rohkem. Nii et kõigepealt paneme siia 500 grammi jahu, tavaline nisujahu ja siis segame juurde kõik vajalikud muud komponendid. Selleks võtame segistit. Tupperwarel on valikus kataloogis 2 suurust segistit. Üks on 350 mõõduga, teine on 600 milliliitrit mõõduga. Ja suuremal on lisaks ka selline propeller, mis suuremaid koguseid aitab paremini läbi segada. Paneme siia 25 grammi pärmi. Viis grammi soola. 50 grammi suhkrut, ühe muna ja 250 milliliitrit lõigetet. Mis segisti puhul veel on hea? Saab selle mahustada vahukoort. 200 milliliitri vahukoor suures segistis suurte segistisse mahub väga hästi ja vahustad nii kaua, kuni enam ei kuule loksumist ja ongi valmis. Saab teha salatikastmeid. Väikest kogust panin kohitaigen, tean, et on mitme pere lemmik juba sellepärast see. Lisaks saab kaant kasutada ka eraldi mõõduna. Seal on 3 mõõtu, 25 milliliitrit, 50 milliliitrit ja 75 milliliitrit. Ühiltuttav on näiteks meie köögikatiga, kes võib-olla on tuttav, saab siia eraldi muna kollast, saab eraldi sidrunikoort riivida või siis sidrunimahla lisada. Nüüd lisame siia õli. 6 supilusikatäit õli läheb sellele kogusele. Lisame selle ilusti ära. Ja siis segame selle
selle ära. Segamiseks kasutan Tupperware silikon suurt, sellega on väga mugav taiged kokku segada, mis iganes erinevaid muid taigmesorte. Siis on tal väga hea omadus see, et sa saad kogu taimekausi puhtalt, kui sa vedelevat taiget valad küpsetusvormi näiteks. Silikoni osa sellel talub kuumust 150 kraadi, nii et päris panni peale seda unustada ei oleks hea, aga võib kasutada ka pannil. Segame taigme niimoodi, et see tuleb kausi küljest lahti, siis on see kõige parem selle taigme jaoks. Kui juhtub, et taige jääb natuke vedel, siis saab lihtsalt natuke jahu juurde panna. Et ta võiks ikkagi tulla meil sellest vaatligu kausi küljest lahti. Kuidas see võiks jääda? Võib-olla siit on niimoodi kaamerast ka hea näha. Ja siis mina olen harjunud, et ma veel raputan selle taigme läbi ka. Võtan selle kaane. Olen siia peal, lasen lõbu välja ja siis niimoodi. Ilusti valmis. Selline ta on ja siis umbes 15-20 minuti pärast on ta tavaliselt kerkinud ja seda kuulete, kui ta kaane lahti lööb. Jätame selle kerkima siia. Olen ette valmistanud juba teise taigme, et saaksime küpsetama edasi hakata. Ja enne seda räägin natukene Tupperware küpsetusalusest ja taigmerullist. Tupperware küpsetusalusel esiteks on ta hea, ta on painduv. Selle peal on mugav taigent lahti rullida. Ta on sellise pinnaga, et taigen ei jää siia kinni. Mõni taigen vajab natukene jahu alla. Aga üldiselt ei ole siia väga jahu vaja. Siin on peal erinevad mõõdud. Saad teisendada grammid inglise mõõtudeks või vastupidi. On milliliitri mõõdud ja lisaks on ka veel ümmargused ringikujulised mõõdud, kus on näha vormi läbimõõdu suurused, kui teil on vaja teha näiteks muretaigna põhjast mingit kooki, rullite selle siit õige suuruse valmis ja panetegi koogialuse peale. Ja saab ka veel teha nii, et panete aluse siia peale, võite teistpidi ja väga mugavalt tuleb ta niimoodi lahti, et ei pea käsega vastu tõstma ega ebamugavalt siis nagu. Siis taigmerull on suurem kui klassikaline taigmerull poes, mis võib-olla on saada. Ise olen seda kasutanud. Mulle meeldib see, et see on nagu martsipani suurelt lahti rullida. Ulatate kogu selle peale ja samamoodi on hea teda tordi peale panna niimoodi, et te keerate alus teistpidi ja siis kergelt eemaldate. Mis on selle taigmerulli eelised teha? See käib siit lahti. Ja siia sisse on võimalik panna vedelikku. Kas siis raskuseks, mõni taigen nõuab rohkem jõudu, kas siis külma vett või siis kuuma vett, sest mõni taigen tahab näiteks lehttaigen, tal on kasulikum, kui panete külma vett sisse ja külmalt on hea rullida. Rulli juurde kuuluvad veel ka küpsise vormid, mis on tegelikult ka taigme kõrguse regulaatorid. Heledam on 6 mm kõrgusega taigme saate teha paksusega ja tumedam on 3 mm. Ja nüüd lihtsalt võtate ja keerate siia külge, kas ükshaaval või kakshaaval. Mina neid täna ei kasuta. Mina rullin taigme nii suureks kui vähegi võimalik ja õhukeseks ka.
natukene panen sinna jahu. Jahupuistus üks vajalik asi näiteks, kui teete biskviite või kui teete muhkmineid, need tooted soovivad, et jahu jääks õhuline segamisaeg. Ja siis ei pea kasutama tavalist sõela, ei pea raputama kuidagi moodi, vaid siin on lihtne, vajutate selle kapeale ja siin all on üks niidik, mis filtreerib ilusti selle jahu niimoodi ilusti ja õhuliseks ära. Tal on mõõdud 250 milliliitrit ja vastavalt sellele siis saab mõõta jahu. Nüüd võtan selle taiga, mis on enne valmis tehtud, täpselt sama kogus, mis enne tegin, on kasvanud nii suureks. Paname selle sinna. Ilusti on see gaasi küljest lahti tulnud. Ja rullime selle laiali. Rullimisel kindlasti peab meeles pidama seda, et ei rullita niimoodi, vaid rullitakse seestpoolt väljaspool. Rullime selle nii suureks, kui rullimisalus võimaldab. Võtame selle täisisega. Paneme siia kogu piima. Kasutan jälle spaatlit, millega on väga mugav seda värida. Siis puistame peale kaneelisuhkrusegu. Selles puisturit saab kasutada ka niimoodi keerates. Eriti kui te kasutate tuhksuhkru või kakao puhul seda. Aga suhkru ja kaneeli puhul hoogile saab niimoodi raputada. Tuleb rohkem korraga. Maht on sellel 300 milliliitrit. Paneme veel rosinaid, sest mis kringlis on, kui rosinaid ei ole. Ja viilutan peale pähklid. Olen enda avastanud selle, et spiidimanga viilutab põhjustused ja mõnusad laastud ja see annab ära hea pähkliga maitse kreemile. Spiidimanga eelis on see, et ta on peenikese teraga ja viilutab hästi õhukaselt, aga sellest järgmises esitluses teile räägitakse. Ja kui pähklid on riigitud, siis tegelikult jääb ainult kokku rullida. Paneme selle silikon küpsetuse alusele. Silikon on minul üks paljusid lemmiktooteid. Kasutan hästi iganädalaselt, tõesti mugav. Küpsetuspaberit pole üldse vaja.
tooted jäävad mahlased selle peal. Võtan pesen puhtaks, kasutan uuesti, hästi mugav. Lõikan nüüd kringli natukene ilusamaks ka, kasutan selleks kääre. Ja lõikan selliseks välgud siia sisse. Ja keeran need siis niimoodi välja, et oleks natuke ilusam ka. Kääridest võin veel rääkida, et Tupperware käärid on sobivad nii parema kui vasakukäelistele. Siis terad käivad omavahel lahti, et oleks mugav pesta ja hooldada. Sobivad nii kala, liha kui muude selliste asjade lõikamiseks, maitsetaimede lõikamiseks, lillevarte lõikamiseks. Paljud puhastavad kalusoomusest sellega. Ja muidugi on need ka roostevabast, et väga head käärid. Nii, nüüd on ta meil siin valmis muutud. Ideaalis ta võiks nüüd kerkida 15 minutit kätiku all, aga meie määrime selle peale munaga. Päris õhtud peale ja paneme otsa. Määrimiseks kasutan pinslit. Selle pinsli eelis on ka see, et sees on selline väike leke, mis aitab sellel munal näiteks koguneda siia pinsli sisse, et teda jätkuks rohkemaks siin määrimiseks, et teda liigiti seda siia sisse kastma. Ja hoiustamise aeg saab selle siia pesasse ka ära peita, et ei tuleks muid sodisid külge sahtlis olles või rikkudes kuskil. Ja nüüd paneme küpsetusresti peale. Kringel võiks olla ahjus umbes pool tundi 200 kraadi juures. Ja kui kringli ahjust välja võtame, siis näeb see välja selline. Nii et aitäh teile, edukat küpsetamist. Tore oli teile.